Karl Robin Rillo, et sa taastusid nüüd mõnda aega vigastusest, et räägi, mis täpsemalt juhtus? Prantsusmaa meistrivõistluste esimesel etapil, kus me siis alustasime hooaega, oli kvalifikatsioonis siuke kurb kukkumine, kus oli üks hüpe, mis oli nagu siis üles tool ja oli pime nurk ja maandumises siis seisis üks prantslane, kellele ma hüppasin siis tagant sisse ja sealt oli siis siuke mõnus õhulend ja sellest ka see vigastus. Mis see vigastus täpsemalt oli? Nüüd teaduskeeles, ladina keeles on see siis infraspinaatuse rebend, aga see on põhimõtteliselt siin üks rotaatorlihas, mis siis stabiliseerib ja hoiab õlga paigas. Kuidas see taastumine välja nägi sellest? Käisin füsioteraapias, tegin harjutusi ja pidigi üleüldiselt lihtsalt puhkust andma, et kude kasvaks ise tagasi ja paraneks. Sain õigesti aru, et sa täna oled nüüd esimest korda nii-öelda päriselt koodi seljas tagasi, et kuidas sul praegu vigastus hoiab, et kuidas sa tunned end? Siuke tuim ja kange tunne on sees ja eks ikka annab tunda, et ei ole trenni teinud aga üritame hakkama saada ja tundub, et on hästi paranenud. Sa kuulud sel aastal Team Estoniasse, et milliseid tundeid see sinust tekitab? Eks ikka on väga uhke tunne, et esindada Eestit ja nii-öelda olla see, kes valitakse siis. Et kindlasti näen palju vaeva ja üritan anda endast parima. Eelmisel aastal sa said üsnagi korraliku treeninglaagri teha enne hooaega, et sel aastal need vigastuse tõttu jäi see vahele, ma saan õigesti aru. Et kui palju sa üldse valmistuda oled saanud? Vigastus õnneks oli ikkagi treeninglaagri lõpus, et me saime ikkagi Itaalia laagri tehtud, et saime mõnusalt tunde alla ja hoo sisse juba. Et see küll natuke peatas seda, et nüüd peab uuesti hoo sisse saama, aga kindlasti on põhi all juba. Eelmine aasta sa tulid Euroopa meistrivõistlustel pronks kohale, ja siis sa veel mainisid, et sul otsast eesmärke ei olnud, et sa lihtsalt nii-öelda lõbutsesid. Et kas sul see aasta on mingi kindel plaan? Oli plaan sõita Euroopakaid, aga nüüd vigastute tõttu jäi esimene etapp vahele, nii et nüüd me vaatame vabalt ja üritame sõita seal, kus saame, et ikkagi saada seda kiirust juurde ja kogemust kindlasti. Aga Eestikad on kindel plaan? Praeguses plaanis küll, jah. Ja kus me sind järgmisena võistlemas näeme? Arvatavasti nüüd 1. mai Põlvas. Aitäh! Aitäh!